ja juba ennem merele minekut ma teadsin, et ma ei lähe sinna niisama ilma sihitud, et lihtsalt sõitma, ma võid ikka inimene peab vahel võtma endale ühe eesmärgi, mis tuleb täita ja minu eesmärk oli, et ma pean seal suutma teha mõned laulud. Ja väga alguses see kõik tundus võimatu, sest mul oli esimene kuu aega päris paha olla. Mõtlesin, et laulu ei saa ikka niimoodi teha, kui kogu aeg oksemaik on suus ja iiveldab ja ootan. Mõtlesin, et äkki see paha ei lähegi üle ja ei tulegi ühtegi laulu ja kõik see muutub painajaks. Aga ei, paha läks üle. Julgen kõigile öelda, kes kardab oma merehaigust, et see läheb ka raskematel juhtudel ikkagi üle. Ja tundsin, et olen lähenemas oma esimesele laulule ja mõtlesin, et millest see laul võiks rääkida. Ja siis sain aru, et laulu saab teha siis, kui sa täpselt tead, mida sa tahad mingil hetkel või mida sa kindlasti ei taha. Ja mõtlesin mitu päeva, et mis asi see on, mida ma hetkel kõige rohkem tahan. Ja selleks, et sellest vastusest aru saada, siis püüan teile seletada seda olukorda seal laevas, kus meid põhimeeskonda oli 4 ja pidevalt oli külalisi umbes 4 või 5. Nii et laeval oli keskmiselt 9 inimest. Kõik enamasti mehed, kes tahtsid olla rohkem mehed, kui nad tegelikult on. Rääkisid jämeda häälega ja rääkisid sellist meeste juttu. Ja tihti lugu olid nad, kuna niivõrd palav oli, siis nad olid kõik enam-vähem paljaste ülakehadega, ainult ujumispükstes. Ja kogu laev oli täis karvu. Lumivalge põrand ja kõik plastikosad, need olid igaks hommikuks kaetud sellised nagu kassi karvapallidega, mis oli inimese karvadest tekkinud. Ja kui meie siis need põhimeeskond pidime neil pesu vahetama aega, et kui nad lahkusid, uued tulid, siis need voodid olid nagu koerapesad kõik. Liivased, karvased, just ikka tunne, et seal ei ole mitte inimene elan, vaid mingisugune lemmikloom. Ja see isane elu, isegi naised püüdsid seal olla nagu natuke meeste moodi rohkem. Ja tundsin, et ma väga hakkan vajama mingisugust, et keegi läheks mööda ja teeks näiteks pai, aga ma ei uskunud iialgi, et keegi neist tuleb ja teeb pai. Ja siis sündis laul, et ma tahan väga seda. Liisi on nõus minu ees seda laulma. Jätsin
koju jõudsin, siis oli mul väga kerge elu mõnda aega. Siis kõik arvasid, et ma olen hulluks läinud. Ja eriti minuga ei räägitud, külla ei tuldud, levisid jutud ja et Jaaniga on asjad väga halvad. Aga see tuli sellest, et ma ei suutnud enam kuulata ühtegi juttu. Seal laeval räägiti nii tohutu palju, kõik need mehed, nad kogu aeg rääkisid. Mis oli tore, kõik mehed olid toredad ja jutud olid toredad, aga kui nad kõik nagu, sul tuleb see 2 aastat mingisugust vada, kõik inimesed võtavad vähe napsus, nad tahavad endast rääkida ja maailma asjadest ja sa ühel hetkel saad aru, et sa ei suuda seda enam taluda. Kujutage ette, teil kodus kuskil söögilaua taga istub 10 inimest, kes 2 aastat räägivad. Ja siis ma tulin koju ja kui keegi midagi rääkis, ma läksin teise tuppa ära või tegin midagi, ma ei tea mida, aga see tundus põhjendatud ja et ma olen hulluks läinud. Aga seal reisidel siis, reisil oli üks õnnelik aeg, see oli nii-öelda öine vaht, kus kõik olid väsinud oma rääkimisest ja läksid magama. Ja siis olid sina, sinu siis vahetuskaaslane, vahimadrus ja ookean ja lõunamaa taevas. See oli ka kahtlane, see vahetusmadrus, kes kõrval istus. Sina olid seal rooli taga ja teine oli seal kõrval. Alguses nad hakkasid seal ka rääkima. Oma tundus, et nüüd on nagu õige hetk need päris lood ära rääkida ja lõpuks ma mõtlesin ise välja seadus, ütlesin, et see on keelatud kahjuks. Et öises vahis ei tohi rääkida, et segab teiste und ja juhib tähelepanu kõrvale. Ja siis oligi lihtsalt tore vaikivate inimestega koos seal roolida. Aga see taevas, see sai üsna selgeks, see on hoopis teistmoodi see lõunamaa taevas, kui meie oma tähed on teised, tähtkujud on teised, neid sai seal õpitud. Ja natuke tuli igatsus meie nende vanade tuttavate taeva tähtkujude järgi. Ja oli ükskord suur mu rõõm, kui ma avastasin, et see, mis nüüd sealt silmapiirilt paistab, olime juba nagu koduteel kergelt. Et see on nüüd Põhjanael, et see peab olema ja kontrollisin ja siis sain aru, et siit saab ka laulu. Sinna vastu mändime, korraks toetame, mitu aastat
et tahaks öelda ühe sõna me kõigest poetame. Liiga palju aega jätsin maha laeva, mul on kasta oma taim. Liiga palju aega jätsin maha laeva. Liiga palju aega jätsin maha laeva, mul on kasta oma taim. Liiga palju aega jätsin maha laeva.